Tere kallis kuulaja, minu nimi on Maigi Varusk. Ja mina olen Alla Vinitšenko. Ning sa kuulad raadiot Roosa Raadio. Haara kohvitass ja tule õpetajate tuppa. Tänane saade on jätk meie 9. saatele õppeaasta lõpus. Nimelt võttis minuga ühendust Noored Kooli kommunikatsioonijuht. Mis asi see Noored Kooli siis täpsemalt on? Räägitakse tänapäeval palju sellest, et noori õpetajaid ei tule peale ja meil on probleem. Kas Noored Kooli programm lahendab selle probleemi? Jah ja ei. Minu vastas ei ole täna Alla Vinitšenko, vaid minu vastas on Vladislav Lušin, Noored Kooli kommunikatsioonijuht. Tere ja suur rõõm tulla siia saatesse. Vastuseks minu sellele jah ja eile või siis laienduseks pean ütlema seda, mille jaoks tegelikult Noored Kooli sihtastus tegutseb. Noored Kooli selline suurem eesmärk on see, et Eesti hariduses oleks vähem ebavõrdsust. Milles see ebavõrdsus tegelikult praegu väljendub? Meil on Eestis koole, kus pea kõik lapsed, 98-96% jõuavad pärast põhikooli lõppu keskhariduseni, ehk siis lõpetavad 9. klassi, lähevad edasi keskkooli, võib-olla ka kutsekooli, lõpetavad selle ära, nendel lastel on absoluutselt kõik võimalust olemas, et olla edukat oma edasisel haridusteekonnal, minna ülikooli ja saavutada siis kõike ka edasises elus, tööturul ja nii edasi. Ja meil on koole, kus lastel läheb selles suhtes palju kehvemini, kus pooled või isegi rohkem kui pooled lapsed pärast 9. klassi lõppu ei lähe edasi või kui lähevad edasi, siis ei lõpeta keskhariduse kunagi ära. Keskmiselt Eestis me teame, et iga 5 laps ei omanda keskharidust ja see on probleem, mida meie Noored Koolis oleme välja valinud ja järjepidevalt tegelenud selle lahendamisega. Kuidas me siis seda teeme? No väga suur amps, väga nagu suur eesmärk, ma ütleks. Kindlasti on ja kindlasti me ei saa seda lahendada kuidagi nagu, ma ei tea, 1 aastaga või kuidas poliitikud ütlevad 1 valimistsükliga ära, aga me saame selle probleemi lahendamise poole järjepidevalt pürgida. Kuidas siis? Et nagu paljud võib-olla teavad, Noored Kooli sihtasutus korraldab siis sama nimelise Noored Kooli programmi, mis toob 8 aastaks haridusse ehk siis kooli õpetajaks inimesi väga-väga erinevatest eluvaldkondadest ja needsamad inimesed töötavadki 2 aasta vältel Noored Kooli partnerkoolides ja samal ajal omandavad siis õpetamis- ja eesvedamisoskuseid, ehk siis läbivad intensiivse koolituse ja toeprogrammi, mis toimubki paralleelselt selle 2 aasta jooksul, kui nad töötavad koolis. Ja miks ma ütlesin Noored Kooli partnerkoolides, kus nad töötavad? Need ongi need samad koolid, kus praegu õpilastel läheb just nimelt edasiõppimise mõttes kehvemini. Need on koolid, kus edasiõppimise protsent, ehk siis nende inimeste osakaal, nende õpilaste osakaal, kes pärast 9. klassi ei lähe edasi või lähevad, aga ei lõpeta, siis keskhariduse, kus see protsent on siis veel kõrgem kui Eestis keskmiselt. Ja neid koole on omajagu, neid koole on suurtes linnades, nagu näiteks Tallinnas ja Tartus ja Pärnus, neid koole on väikelinnades ja maal, need koolid on eesti ja vene õppekeelega, neid on igal pool. Ja mida me tahame? Me tahame, et neid lapsi, kes lähevad õppima edasi, oleks rohkem, sest nagu ma ütlesin, nendel lastel, kes õpivad siis kauem ja omandavad parema hariduse, on tulevikus palju rohkem võimalusi. Ma kuulan ja ma vaatan, sul on väga ilus dressikas seljas, selline kollane ja peal on Noored Kooli. Kas see Noored Kooli ei tähenda siis üldse mitte seda, mida mina terve aeg olen arvanud, et see on õpetajad, noored õpetajad kooli? Kindlasti needsamad osalejad, needsamad inimesed, kui nad tulevad programmi,
ongi õpetajad koolis. Nad tulevad 8 aastaks, vähemalt 8 aastaks, nad tulevadki kooli õpetajaks. Miks nad on noored? Noored tegelikult võib, aga ei pea tähendama seda nii-öelda vanust. Kunagi väga-väga ammu, siis kui Noored kooli programm alustas oma tegevust ja meie tegutseme juba 15 aastat, nüüd septembris koolidesse läkski Noored kooli 15. lent, siis kunagi väga ammu oli selline vanusepiir olemas, et ainult vanuse mõttes noored inimesed saidki Noored kooli programmi kandideerida ja selles osaleda. Nüüd juba mitu aastat seda piiri ei ole. Meil on igas lennus selliseid tõesti noori, just äsja ülikooli lõpetanud inimesi ja meil on inimesi, kes on teinud karjääri muus valdkonnas ja mingil hetkel on otsustanud, et nad tahavad tulla haridusse, et nad tahavad panustada sellesse. Kuidas te leiate neid partnerkoole, kas te ise lähete kooli juurde, kuulge, et teil siin nii paljud langevad välja, et me saadaks teile nüüd abikäsi või kuidas see käib? No umbes nii tegelikult see käibki, et iga kevad siis, kui meil on tegelikult see uus lend kujunemas, kui me oleme programmi välja valinud need inimesed, kes alustavad, meie pöördume nende koolide poole, kes võiksid olla jällegi nende osalejate jaoks tööandjad. Meil on olemas ka sellised kogenud nii-öelda partnerid, praktiliselt igas Eesti nurgas, igas Eesti maakonnas on koole, kus on juba olnud Noored kooli osalejad ja kus võib-olla siiamaani töötab mõni Noored kooli vilistlane, ehk siis inimene, kes on juba programmi läbinud. Ja eelkõige tegelikult vaatamegi, et kas nendel koolidel on ka sel aastal pakkuda kohta meie uutele osalejatele. Siis kui nendel koolidel täpselt seda pakkuda ei ole, siis vaatame ka teiste nii-öelda sihtkoolide poole, ehk siis need samad koolid, kes, nagu ma ütlesin, meie selle edasiõppimiskriteeriumi järgi võivad olla need koolid, kus meie osalejad töötavad. Aga nüüd on küsimus minul, mida ma tõin ka kevadises podcastis välja, on see, et kas siis iga suvaline saab õpetajaks ja kuidas need ainejaotused on, et selles suhtes, et meil on probleeme reaalainete õpetajatega, et kas siis inimene, kes on eelnevalt üldse olnud humanitaaris, saab siis nüüd reaalainet õpetada, kuidas see käib teil? Iga suvaline inimene, ma võin öelda täiesti kindlalt, ei saagi Noored kooli programmi osalejaks. Esiteks on formaalsed tingimused. Mis need tingimused on? Iga inimene, kes soovib saada Noored kooli osalejaks, peab omama kõrghariduse, vähemalt bakalaureusekraad ja see bakalaureusekraad võib olla või siis ka magistrikraad või ka doktorikraad ja meil on osalejad ja vilistlasi ka doktorikraadiga. See võib olla täiesti igas valdkonnas. Kusjuures on üks erand. See erand on selline õpetaja magistrikraad, ehk siis see, mida muide öeldakse, et see ongi see nii-öelda vajalik haridus, et kohe hakata õpetajaks, ehk siis mis annabki sulle kohe selle õpetaja kutse. Need samad inimesed, kellel on juba õpetaja kutse ja õpetaja haridus olemas, meie usume, et nemad ongi väga head õpetajad ja nad juba saavad Eesti haridussüsteemis koha ja nad juba saavad panustada Eesti haridussüsteemi. Meie siis omakorda näeme oma rolli just selles, et tuua haridusse neid inimesi, kellel on praegu mingid teised piirangud, miks nad ei saa sinna tulla. Ja siis toimubki valik tegelikult ja valik meil on üsna põhjalik ja see koosneb 3 voorust. Esiteks kandideerimisavaldus, teiseks praktiline voor ja 3. ka intervjuu. Valikus saab läbi umbes 6 kandidaadist. Ja miks on nii, sest et me tõesti valime inimesed, kes on väga võimekad ja väga hea motivatsiooniga. See motivatsioon tegelikult selgub juba kandideerimisavalduses ja see motivatsioon, mida me otsime, ei ole võib-olla
see, mida otsib lihtsalt iga kool, kes otsib endale õpetajad. Sest et meie ootame, et need inimesed, kes tuleksid Noored Kooli programmi, et need oleksid inimesed, kes mitte ainult, ja ma rõhutan, et mitte ainult ei taha olla väga hea õpetaja, seda ka kindlasti, aga samuti, et need inimesed oleksid mingisuguse suurema et nendel oleks motivatsioon panustada haridussüsteemi suuremal määral, kui seda teeb üks keskmine õpetaja. Me ootame, et meie osalejad oleksid valmis mõjutada haridussüsteemi tulevikku, et nad oleksid valmis juba programmi ajal, aga kindlasti ka pärast programmi lõpetamist vedada eest neid protsesse, mis võimaldavad meil tegelikult teha meie haridussüsteemi veel paremaks. Palju on keskeltläbi kandideerijaid iga aasta? Nende kandideerijate arvud on tegelikult läinud suuremaks viimastel aastatel, et kui näiteks 2 aastat tagasi, aastal 2019, siis programmi kandideeris 228 inimest, siis eelmisel aastal 2020 kandideerijate koguarv oli 344 ja see aasta 2021 on programmi kandideerinud kokku 470 inimest. Wow. Mis see põhjus on? Kas te olete teinud nii head meediakampaaniat või lihtsalt inimestel see koroonaaeg oli kuidagi raske ja nad vaatasid, äkki ma proovin seda või mis need põhjused on, miks nii palju on inimesi? Kindlasti siin võis mängida rolli ka seesama koroonaaeg, et paljud inimesed võib-olla otsisid ka uusi väljakutseid. Samas ma julgen arvata, et me oleme pannud ikkagi viimase paari aasta jooksul väga suuri ressursse just nimelt sellesse, et leida neid inimesed, et me räägime siin nii turundusest, mingisugustest meediakampaaniatest, artiklitest ja nii edasi, reklaamidest, mida võib näha iga sügis, talv ja kevad ka tänavatel, ka internetis, aga tegelikult väga mõjus on kogu aeg ja algusest peale olnud see, et programmi osalejad ja vilistlased räägivad sellest kogemuses oma sõpradele, oma tuttavatele, soovitavad inimestele samuti proovida. Milles see praktiline osa seisneb? Praktiline voor seisneb siis, see omakorda koosneb 2 asjast. Üks on selline minitund, kus meie kandidaadid tegelikult peavad näitama, kuivõrd nad üldse on võimelised nii-öelda klassi ees seisma, kus teised kandidaadid ja hindajad mängivadki nende samade õpilaste rolli. Ja teine on grupitöö, mis on selline, ütleme, võib-olla õppenõukogu, selline väike imitatsioon. Püha jumal, ja ikka tahavad jääda siis või? Või te teete mingit teistsugust õppenõukogu, kui päris elu on? Ega ma tegelikult ei tea, kuidas see päris elu õppenõukogu välja näeb, aga laias laastus siis idee on selles, et inimesed peavad meile näitama, et nad oskavadki võib-olla mitte veel nagu päriselt nagu hästi, aga ikkagi oskavad esiteks nagu klassi ees olla ja õpetada, suhelda õpilasega, nad peavad näitama meile, et nende suhtlemis ja siis kaasamisoskus on üldse nagu olemas ja et see on tegelikult päris hea ja teiseks nad peavad näitama meile, et nad on võimelised ka kolleegidega koostööd tegema ja selle jaoks, et kui ma ütlen, et me ootame, et meie osalejad juba programmi ajal hakkavad suuri muutusi kas või kooli tasandil ellu viima, selle jaoks on eelkõige vaja ju seda koostöövõimet, et sa pead olema võimeline algatama mõne projekti, leppima kokku siis oma kolleegide ja kooli juhtkonnaga selle kohta, mida sa hakkad tegema. Seda peabki testima juba valikufaasis. Ja kindlasti, mida veel me vaatame, on see, milliste hoiakutega inimene on. Me teame, et teadmisi ja ka mõningaid oskuseid saab tegelikult ka juurde õpetada, aga juurde õpetada ja muuta on see, milliste hoiakutega inimene on. Ehk siis me vaatame, et inimene päriselt usub, et iga õpilane on võimeline õppima,
nüüd ma ikkagist küsin, et kui nüüd inimene läbib selle kadalipu ja saab nagu jah vastuse, kas ta saab ise valida, kuhu ta läheb, mida ta õpetama läheb, mis ainet? Kindlasti meie räägime iga inimesega ja eelkõige me kaardistame iga inimese soove ja võimalusi. Kui me räägime näiteks sellest, et kuhu kooli ta tahab minna, siis ütleme, et võib-olla siis värske ülikooli lõpetaja saab ükskõik kuhu minna, võib-olla noorel inimesel ei ole veel nii palju selliseid piiranguid näiteks pere osas, et ta saabki kolida ükskõik kuhu Eesti piires. Ja mõnel vanemal inimesel on jällegi see juba raskem, nii et ta ütleb meile kohe, et kui ta elabki näiteks, ma ei tea, Raplamaal, siis ta saabki õpetajaks hakata ainult Raplamaal mingisuguses raadiuses oma kodust. Ja mis puudutab ainet, siis kindlasti kaardistame seda, missugused soovid inimesel endal on ja vaatame kindlasti seda, missugune erialane ettevalmistus tal juba on. Et kuna kõik programmi alustavad osalejad on juba mingisuguse kõrghariduse omandanud, siis paljudel inimestel ongi näiteks olemas hea ettevalmistus, näiteks füüsikas või näiteks inglise keeles. Ka see ei ole tegelikult piisav ja ka see ei ole määrav. Tegelikult enne seda, kui selgub, mis aineid üldse saab üks meie programmi osaleja õpetada selle 2 aasta jooksul, peab ta tegema ainetesti. Ja ainetestid korraldavad meil Tallinna Ülikooli ainedidaktikud. Tegelikult terve meie programmi koolitus käibki koostöös Tallinna Ülikooliga ja sealsed siis haridusteaduskonna inimesed, ainedidaktikud ja teised õppejõud, kes õpetavadki pärast meie osalejad, nemad siis testivadki inimesi selles osas, et kas nad on üldse võimelised ühte või teist ainet ja ühes või teises kooliastmes õpetada. Me ikka ootame, et üks inimene, kellel on kõrgharidus olemas, et ta vähemalt mingisuguses aines, kas või selles samas aines, mida ta on ka ülikoolis õppinud, et ta teab selle ainekava kas või põhikooli lõpuni. Ja miks ma ütlen, et põhikooli lõpuni on see päriselt nagu oluline, päriselt kriitiline meie jaoks, sest et meie osalejad enamasti töötavadki põhikooli astmes, sest et me usume, et tegelikult just põhikooli astmes on on kõige et just seal on kõige efektiivsem mõjutada õpilaste õpioskusi ja õpilaste motivatsiooni, just seda, mida meie arvates paljudel õpilastel just sellest nagu puudu jääbki. Et seepärast töötame valdavalt siis põhikooli astmes. Meie küsimus oli Allaga, et kui paljud on jäänud selle 15 aasta jooksul siis kooli õpetajaks või ma ei mõtle nüüd seda, ma tean, et teil on välja toodud see, et nad jäävad haridusse. On koolijuhid, õppejuhid, arendusjuhid, mis iganes. Ma tahaks teada, et paljud neist on tänapäeval õpetajad. Okei, aga väga hea, vaatame siis statistikale otsa, ma olen siin ka natuke ette valmistanud, et Noored kooli programmil on nüüd tänavuseks kokku 210 vilistlast, aga vaatame siis nagu, mida teevad vilistlased. 210 inimesest siis meil tõesti kokku 80% töötab hariduses. Umbes 70% töötab õpetajana senimaani. Kes selle kõik kinni maksab? Programmi rahastatakse väga mitmest erinevast allikast. Meie jaoks on kindlasti väga suureks partneriks ja kõige suuremaks rahastajaks nende aastate jooksul olnud üks meie programmi asutajatest, ehk siis Swedbank. Samuti on meil ka teisi erasektori toetajaid, nagu näiteks Utilitas, Eften, Sorainen ja mõned teised veel. Meil on kehtiv leping Haridus- ja Teadusministeeriumiga, meie oleme praegusel hetkel Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiline partner, sest muutub, mitte keegi ei tea, mis saab edasi järgmisest aastast, aga loodame, et ka edaspidi riik jääb panustama
toetama ja kindlasti meie programmi rahastavad ka erinevad fondid. Meil on käimasolevad projektid näiteks Euroopa Solidaarsuskorpusega, meil on iga-aastane toetus EÜTF ehk siis Eesti üliõpilaste toetusfond, mis on tegelikult üks Ameerikas tegutsev väliseestlaste fond ja meil on kindlasti ka väikeannetajaid, et iga kuu ikka tuleb mõni siis 10 või 20 või 50 või 100 eurot mõnelt täiesti tavaliselt inimeselt, kes soovib programmi toetada. Ja kõik see raha suunatakse siis nendesse 2 aasta jooksul olevatesse koolitustesse ja nendele õppejõududele siis või saavad need osalejad ka sealt lisatasu? Osalejad ei saa lisatasu. Osaleja sel hetkel, kui ta tuleb programmi ja läbibki selle ettevalmistuskoolitus, mis meil käib enamasti sel suvel enne seda, kui nad tööle asuvad, see on nagu üsna intensiivne ja osalejate jaoks ei ole tegelikult võimalik samal ajal oma nagu mujal kuskil tööl jätkata. Sel ajal me maksame osalejatele ühekordse stipendiumi, mis on 600 eurot. Seda me maksame endale siis nagu augustis põhimõtteliselt nagu 1 kuu enne seda, kui nad kooli tööle asuvad. Kui me sellest kevadel rääkisime, siis me rääkisime selles mõttes just, et kas see lahendab nagu selle õpetaja probleemi nagu. 15 aasta jooksul olete te nüüd palju teinud, kui kaua läheb aega, et siis see ebavõrdsus haridusest kaoks? Ma korraks räägiks ka sellest nii-öelda teisest eesmärgiks, mis on seesama teie mainitud õpetajate järelkasvu siis leevendamine. See tõepoolest ei ole meie selline suur ja esmane eesmärk. Me näeme, et meil Eestis see õpetajate puudujääk on ikkagi väga suur. Meie kindlasti anname ka oma väikese panuse sellesse siis õpetajate järelkasvu probleemi lahendamisse, aga me lihtsalt nagu anname endale aru, et me üksi ei saa selle probleemi ära lahendada ja seda siis peamegi tegema ja teemegi, ma loodan, heas koostöös ülikoolide ja siis ka mõnede teiste algatustega, kes samuti siis uusi inimesi haridusvaldkonna toovad. Ja mis puudutab seda ebavõrdsust hariduses, siis me näeme, meil on juba edulugusid selle kohta, kuidas noored kooli partnerkoolides, kus on mitu aastat meie osalejad olnud, töötanud, seesama edasiõppimisprotsent on tõusnud. Ega me tegelikult lõpuni ei tea, mitte kunagi ei tea, miks on see tõusnud, kui suur selles tõusus oli just nimelt nagu meie mõju, sest et ega meil ei eksisteeri seda kooli Eestis, kus oleksid kõik õpetajad noored kooli taustaga. Aga ma sain vastused kõigile küsimustele, mis kevadel õhku jäid ja aitäh, et kutsusite!